Okei, see oli väga aeglane. Okei, mul ei ole lihtsalt muud võimalust. Ma ei tea, võib-olla ma jätan üldse intro ära. Või ma leian kuskil mingi hea koha. Ma loodan. Ma teen siis pärast researchi. Et selle kohta, kus ma saaksin hea intro nagu kokku panna. Okei, nii. Kuidas nagu teate, siis ma ei teinudki meteoriidi impakti ära, kuna see on reaalselt võimatu. Ma nägin kedagi hoverboardiga sõitmas praegu. Aega. Ja nagu ma lubasin, siis ma teen sellest ka ülevaate. Pagan, jälle see logo ei liigu. Okei. Ehk siis seda ma ka teen, nii et alustame siis ülevaatega. Nii, ma hoian klaviatuuri praegu sellepärast, et nagu ette ära spoiliks endale asju. Nii, nagu esimene pluss siis on mitmekesised missioonid. Ehk siis, millest ma räägin, on see, et siin nagu ei ole mingi ükslust, et mingi maja läks põlema, keegi rööviti ära, miski röövis või ma ei tea, keegi sõitis puuru otsa või mingi siuksed asju. Siin on nagu palju erinevaid asju, nagu te loetasid, presidenti rünnati ja submariin lendas õhku vist, ma ei mäleta enam. Ja see on päris palju erinevaid missioone. Okei, 3 missioon oli selle rongiga seotud, nagu esimene missioon. 3, ma ei lugenud, see, eks ju siin. Oi, jah, see. Ja ja üks oli veel. Näe, see siin. Ehk siis see on siis esimene pluss. Nii, kaame siia tagasi. Oi, te juba näete, okei, see on siis vaja. Nii, graafika oleneb inimesest. Ehk siis graafika kohta ma kohe lähen. Nii, ma panin siis suvaka missiooni käima praegu, ehk siis teise. Nii, et ma vaatan, graafika ei ole just kõige parem, aga see tõesti oleneb inimesest. Ehk siis minule tõesti selline stiil meeldib. Minule väga meeldis sellise graafikaga mäng. Ehk siis praegu ma ei hakka seda missiooni tegema, ma räägin siis graafikast. Ehk siis arvutil on küll palju parem graafika. Te võtate, kui te muidugi 2016 oma võtate. Ehk siis siin on selline graafika. Need inimesed küll on natukene... asjad on küll natuke veidrate animatsioonidega. Juba hakkab kontrolli alt ära minema, eks ju meil. Ehk siis see on siis graafikapunkt. Ehk et tõesti, minule meeldib. Oleme inimesest, kas teile meeldib või meeldib. Midagi väga lahja või inimese arust olla. Aga minu arust on see ikkagi hea. Okei, lähme järgmise kohti juurde. Nii, ehk siis lihtne mehaanika. Ehk siis ma näitan teile kohe hästi kiired mehaanikad, no ei läinud siit välja vahepeal. Muidugi see õpseb kokku. Continue käib. Ehk siis nagu näete, väga lihtne. Inimesed saavad kohe aru, mis ta tegema peavad. Sellega ta võtab vooliku, eks ju, sellega ta läheb helistama. Et see on tõesti väga lihtne. Ma ei oskan tegi öelda. Lihtne. Ehk siis, vaadake, kui lihtne see on. Sellega saab aru, see annab selle tutorialiga alguses nagu nii, et see on tõesti lihtne. Läheme siis järgmise punkti juurde. HQ. Nii, ma panen pausile korraks. Ai, näe, polegi vaja. Saame siit kohe siit seda nuppu vajutada. Yes. Nii. Headquarters. Nii, minu arust on see äge koht, kus olla ja vaadata endale nagu kõiki üksused, mis sa oled lahti saanud. Nagu need paadid ja asjad. Lennukid ja autod ja need muidugi tulevad lisamissiooniga lahti. Mida peab ostma. Sinna me alles jõuame. Ja on siuke äge koht, kus saad olla endal punkte lahti teha, tutoriali lugeda, vaadata punkti skoori, mis mul on siin all paremas nurgas. Ütlesin õigesti või? Ütlesin küll, jah. Ehk siis see on siuke äge koht. Aga nagu te näete, on ka miinust all HQ, sest et mina reaalselt, ma ei näe pointi selles HQ-s. See on nagu, okei. See on nagu täiesti mõttetu koht. Ainult kõik, mis sa seal teha saad, on tutoriali lugeda. Ja no kes ei saa nagu esimese missiooniga selgeks asju, no siis tõesti. Ja saad nagu nii missiooni ajal inimese tutoriali lugeda. Minu arust on täitsa mõttetu koht, kus lihtsalt saab punkte võtta endale. Nii et minu arust on see täitsa mõttetu. Aga see on ka siuke hea koht, kus saad enda aja vabaks võtta ja vaadata, mis seal teinud oled. Ja minu arust on see nii miinus kui pluss. Nii nagu te näete, olete siis hinnete veel ei näe. Ehk siis vähe missioone
on mul järgmine miinus. Ma tean, kõik ütlevad, kuule, sul on siin, oota, ma panen pausil. Nii, ma tean, et väga paljud teist raudselt mõtlevad, et mis mõttes vähe, sul on 12 missiooni ja sa saad veel osta endale lisamissioonid, nagu 3 missiooni juurde, ehk siis kokku ja siin oli 12, ehk siis 18 missiooni, aga tõesti, see on vähe. Nagu oleneb, kui kiirelt mina tegin nagu ära need missioonid, ehk siis 3 või 4 päeva, siis tõesti see aeg on väga väike. Ja pealegi neid missioone sa saad osta 99 sendi eest, ehk siis Nuclear Meltdown ja Private Spaceship Crash. Võib-olla ma isegi ostan need ja teen video sellest, ma ei tea, aga saate siis endal osta 3 missiooni ja siis Nuclear Meltdown, mille me ka kohe kiirelt ära vaatame. Best to rescue burning nuclear power plant, fight massive forest fires, evacuated disaster area. Kunagi nägite, see oligi new unitid, et sa saaks sealt neid lahti. Ehk siis jah, vähe missioone minu arust tõesti. Läheme järgmise punkti juurde, mis on, see tuli nüüd küll ette. Mängusised ostud, nagu ma teile näitasin. Siis nende juurde ostmiks on vaja 99 senti. Ma ei hakka teile näitama enda asju, nii et teil on vaja 99 senti, et neid osta. Ja minu arust need võiksid olla tasuta. Sest reaalselt mina ei viitsiks hakata kulutama enda 2 eurot. Ärge hakake nüüd tähti närima, et 6 missiooni endal juurde osta. Sest minu arust on see täiesti mõttetu. Tõesti, kellele mäng väga meeldib, see võib tõesti osta endale. Läheme järgmise punkti juurde. Mäng ja uskumatult raske lõpp, võimatu. Ehk siis, nagu te nägite minu eelmises videos, siis meteoriidi impact, see on tõesti üks uskumatult raske, kas mul on hääl? On küll. See on tõesti üks uskumatult raske missioon. Sul on reaalselt nagu 5 tuletõrjeautot ja hunnik inimeseks ei tee mitte midagi reaalselt, sest nende kustutamine ei saa, nad ei saa volikuga ära kustutada suuri majasid. Et siis sul on ainult 5 asja, millega sa saad kustutada ja meedikutega sa saad mõned inimesed ära tuua, see on tõesti mõttetust, seal on enamast tulekahju, nii et see on võimatu. Sul on uskumatult suur ala ja sul on 5 tuletõrjeautot ja sul maja põlevad suured majad, nagu reaalselt see on täiesti võimatu. Ehk siis minu arust seda ei saa ära piitida, kui see just ei ole nagu ma ei tea, mingi kes teab mis. Ehk siis jõuame viimase punkti juurde, ehk siis minu hinne ja nüüd te näete siis minu kallist hinnet ja ma annan sellele mängule 5 punkti 10, ehk kuna ma oleks andnud 7 punkti, aga reaalselt see lõpp, see rikkus elamus ära. Mõtlesin, et jumala äge missioon. Saan teha meteoriidi impakti, aga vaat, võimatu. Ja see oleks saanud mult ilmselt ka 8 punkti, kui need 6 lisamissiooni oleksid olnud tasuta. Nii et siia oli minu emergency ülevaade. Ma panin sellele palju aega, nii et palun sellele pange küll like. Nii et ma lõpetan nüüd ära.